Tšau, Maiko Johanson siinpool. Olen kaasautor raamatus, omanimelises raamatus Success Unlimited with Maiko Johanson. Olen mentor siukses rollis. Olen juhendaja. Olen selline projektor tüüp inimene. Ja ravitseja. Ma ravitsen inimesi oma häälega. Vaata kui huvitav. Tänases videos ma räägiks teile hea meelega minu märkamistest. Võime võtta seda kui võluripäevikut. Tavaliselt ma kirjutan neid mõtteid, selliseid, täna ma jagan. Maskuliinne energia, meesenergia ja feminiinne energia, naisenergia. Mikromaailmas ja makromaailmas, meis endis ja väljaspool. Ja ma seoksin selle ühe sellise naturaalse, universaalse tõega, ühe seadusega, milleks on põhjus ja tagajärg. Põhjuse ja tagajärje seadus. Ma olen teinud palju huvitavaid avastusi, mida tähendab üldse nagu teadvus ja teadlikkus. Teadvustada. Ja et kui keeruliseks on see mõiste teadvus tehtud tänapäevases nagu üleküllastunud infomaailmas. Et inimese nagu sisemaailmas meie inimese aju, vasak aju pool esindab meesenergiat. Ta on analüütiline, ta on domineeriv, kontrolliv, kriitiline, loogiline. Ja kogu see maailm, milles me praegu elame, on üles ehitatud just sellise maskuliinse energia poolt, sellise domineeriva, juhtiva, kontrolliva, süsteemse, raamistatud nagu maailma sees. See on kunagi pandi paika mingisugused põhjused, mingid süsteemid ja selle tagajärjel oleme me jõudnud siia sellisesse maailma, kus seadustele tehakse seaduseid. Kontrolli kontrollitakse. Kvaliteedi kontrollile tehakse kvaliteedi kontrolli. Ehk siis domineeriv meesenergia kontrolliv süsteem aina kasvab ja kasvab. Inimesed ei mõista põhjuse ja tagajärje seadust kui loodusseadust, kui osa nagu tõest. See on tõde, see on universaalne loodusseadus. Tõde on see, mis oli ehk minevik ja tõde on see, mis on praegu. Tulevik ei ole tõde, aga tulevikku saab muuta, pantes täna paika uued põhjused, uued algsätted, et me leiaksime ennast paremast tulevikust. Kogu nagu meditsiinisüsteem, haridussüsteem, see kõik on üles ehitatud maskuliinse kontrolliva energia poolt, kus põhjuseid ei vaadata ja tagajärgedega üritatakse nagu siis tegeleda, mis on vale. Meil selg valutab, me läheme arsti juurde ja arst siis tegeleb ainult selle tagajärjega, mis on kohe siin sinu ees. Et annab sulle rohtu, puhka. Aga mis põhjusel see selg valutama hakkas? Kus see algus sai? Tuleb minna tagasi minevikku, sest seal on tõde peidus. Uurida neid põhjuseid, algsätteid. Leida ennast siin olevikus, vaadata seda seost ja siis tegeleda nende algpõhjustega
ja probleem kaob tulevikus. Väga paljud inimesed ei saa sellest aru. See ei ole isegi sügav, see on lihtne, see on see, mis ravib. Minu oskus nagu ja võime näha selliseid mustreid, mis hääles välja toodult ravib inimesi, sest ma toon neile tõde. Ma ei varjuta seda. Tõde teeb haiget. Tõde on oma olemuselt sõjakas. See lõhub vana maailma pilti, inimeste filtreeritud taju sellest, kuidas indiviid ise maailma näeb, ei ole tõde, vaid see on tema maailma nägemine. Ja sellepärast tõe kuulmine, hing resoneerub alati tõega. Ja sellepärast tekibki emotsionaalne reaktsioon, skeptitsism või siis liiga suur kergeusklikkus, et meil on vaja leida see balanss seal kahe vahel. Ja see maailm, kus me elame, ei ole balansis. See on maskuliinne, kontrollitud, domineeriv, loogiline, analüütiline, ebamugav. Ja kõik tunnevad seda. Kas inimesed on nõus sellele otsa vaatama? Kas nad on nõus nagu tegelema algpõhjustega, minemikku vaatama, et muuta tulevikku? See on see igaühe nagu isiklik küsimus ja töö, mis tuleb ära teha. Aga kuna see nõuab aega, sisemiselt kõik teavad, et see nõuab aega. Inimesed kardavad enda aega anda sellele, mis on tähtis. Ja siis nad sellepärast seda tööd ei tee. Vaid nad on selles kontrollivas, materialistlikus maailmas, mis on meesenergia poolt üles paigutatud. Täis valesid, raamistatud, kontrollitud selliseid suuri asutusi ja süsteeme. Religioon on konkreetne, karbis olev mõtte, uskumuse vorm. Poliitika on karbis olev mõtte, tegevuse ja uskumuse seaduste, mis iganes vorm. Raha on see kõige suurem. Kontrollib nii usku, poliitikat kui kõike teisi erinevaid karbikesi. Inimesed ei taha nagu selle peale mõelda. Sest et siis nende nagu see hetkes olev maailmapilt nagu laguneb. Tõde teeb haiget, tõde on sõjakas, tõde ravib. Ja naisenergia on hoolitsev, armastav, hooliv, kaastundlik. See ongi maailmast puudu. Kõik on vaja kontrollida, järgida, raamistada. Naisenergia on loov, laialdane. Igasugune kontrolliv süsteem lämmatab loovust. Inimese nagu selline praegune tavapärane olek, üldse nagu inimkonna see konditsioon, see, kus ta on, ei ole loov. Seda on maha surutud 1000 aastaid ja me oleme jõudnud sellisesse kohta praegu. Seda on väga nagu sügav mõista. Inimkonna eest on varjatud selliseid iidseid tarkuseid, mis tõeliselt nagu vabastavad ja päästavad inimvaimu, inimhinge, südame, olemuse. Kogu selle koleduses ja ilus. Et elu on pakkunud mulle võimaluse, kus mulle pakuti võimalust kaasa lüüa ühes raamistavas süsteemses asjas ja see tekitas minus ärritust. Ja ma otsustasin sellele otsa vaadata ja siis saingi selle aru.
et on ka väga palju naisi siin maailmas, kes on täielikult vasaku ajupoolkera võimuses. Ainult analüüsivad, raamistavad ja kontrollivad kõike. Loovust ei ole. Seda õrnust, pehmust ei ole. Hoolivust ei ole. On hoolivus, et paika panna nagu mingid konkreetsed süsteemid, aga see ei ole nagu tasakaal, see ei ole harmoonia. See on katkine, see on puudulik. Inimesed ei taha endale otsa vaadata selles kohas. Ja põhjuse ja tagajärje seadus. Kõik need süsteemid, mis praegu on paigas, pandi kunagi paika ja see maailm praegult, kus me oleme, on täis stressi, valu, igasugust emotsionaalset, psühholoogilist dissonantsi, segadust kollektiivse teadvuse ja alateadvuse tasandil. See on suur ja võimas probleem. See ei ole lihtsalt isikuline, et mul läks külmkapi uks lahti või mul ei ole tööd. See on suur ja võimas probleem, millega tuleb tegeleda. Mitte selle eest põgeneda ja mitte, et seda kontrollida. Selline video. Liiga palju domineerivat maskuliinset energiat on praegult. Mina olen mees. Ma tean, mida tähendab domineerida, kontrollida, loogiliselt mõelda, tuletada, süstematiseerida. Ja ma mõistan ka nüüd seda, et minu naisenergia, minu sees, minu vasakust, paremast ajupoolkerast kera nagu aktiivsus lubab mul olla loov, avatud, avar, hoolida ja hoolitseda ja siis tõugata mind edasi liikuma, ehk siis kasutama minu maskuliinset energiat, minna, teha, täita mingisugune missioon. Ma ei tea täpselt, aga ma kahtlustan, et 75% nagu inimkonnast üldse nagu isegi ei mõista seda. Et see probleem on nagu lausa nii suur, see pimeduses olek inimestes on nii suur. Ja kuna seda domineerivat nagu maskuliinset, kontrollivat süsteemi on nii palju, siis reaalselt nagu mingid galaktilised jõud, kogu see ajastatus, kus me praegu hetkel elame, see annab meile järjest nagu tõuke mugavustsoonist välja tulla. Olla loovamad, kasutada rohkem nagu internetti, rohkem suhelda ja jagada oma teadmiseid. Igal inimesel on midagi kellegile õpetada. Iga inimese sees on koolitaja, iga inimese sees on mentor, iga inimese sees on juhendaja, nõustaja. Iga inimese jaoks on alati keegi, keda aidata. Või siis klient, kellega teha seda vahetust. See on nagu uus võimalik, uue maailma pilt, kus kõigil on vabadus olla ja teha seda, mida nad tunnevad enda seest, nad tahavad. Ja kui nad ei julge, siis meiesugused inimesed saavad neid aidata, aktiveerides nende loova kujutlusvõime, tõstes neis usku iseendale, rääkides neile tõde. Inimesed mõtlevad, et kas nemad on nagu midagi väärt. Et kas ma olen väärt seda uut töökohta, kas ma olen väärt seda uut suhet, kas ma olen väärt, et jagada oma häält, kas ma olen väärt, et teha seda või toda. See on nii
katkine, haavatud mõtlemine. Kas see on minu aega väärt, et seda teha? Kas see eesmärk on minu aega väärt, et seda teha? Kas see, mida ma näen, need probleemid, on väärt minu aega, et neid lahendada? Sest ma elan siin ainult ühe korra. Mida ma siis nagu väärtuslikku sellega teen? Aidates nii ennast kui inimesi. Kas see on minu aega väärt lahendada selliseid suuri ja võimsaid ülemaailmseid probleeme? Mida sina oma ajaga teed? Mul on sulle täpselt selline küsimus. Aus, otsekohane küsimus. Mida sina väärtustad? Kas sa tahad endale uut autot või? Uusi asju? Ja mõtled, et kas sa oled väärt seda? Inimene on loome kõige võimsam nagu vorm siin selles nagu, siin planeedil Maa. Me oleme kõike väärt, mida me saavutanud oleme. Need samad vidinad, millest me kinni hoiame, millega meil on võimalus suhelda. Me oleme kõike väärt. See ei peaks mitte kunagi olema isegi küsimus. Aga kas sinu aega on väärt, et seda kulutada kuhugi millegi jaoks? See on küsimus, mida tuleb küsida. Sa oled kõike väärt. Selles ei ole kahtlust. Kui on kahtlus, siis sa ei ole tõega nii-öelda ei resoneeri. Vot võluripäevik. Selliseid asju ma panen kirja tavaliselt. Selliseid sügavaid mõtteid. Probleemide lahendusi. Nägemusi. Kuhu sina oma aega kulutad? Mis on sinu aega väärt? Küsi endalt seda. Ravi ennast ise. Ma olen jõhkralt kaugele jalutanud, kui siin vahepeal nagu Maaülikool on kuskil seal. Olen sealt möödunud, Kvissentali linnaosa on kuskil seal. Ma pole kunagi nagu nii kaugele kõndinud. Päris äge. Aga sellised pikad jalutuskäigud toovadki nagu sellise selguse. Kuulata iseennast, kuulata seda mõtteprotsessi. Seda tähele panna. Mitte haakuda, vaid seda kuulata. Tunnetada enda sees, mis tekitab nagu reaktsiooni või vastukaja. Siis tegeleda sellega nagu, lasta seal läbi minna ja siis nagu, miks? Inimesed ei küsi piisavalt, miks? Inimkond on väga katki. Inimkond on väga katki. Ja meie võimuses, sinu ükstapuha, kes sa praegu vaatad, sinu võimuses on aidata inimteadvusel kasvada. Tee suu lahti, õpi ennast tundma ja jaga. Nii lihtne. Ei ole vaja miljoneid, ei ole vaja ettevõtet. Sul on vaja lihtsalt kasutada seda, mis su käes on. Kasuta neid tööriistu, mis sul on ja tegutse. Vabalt võid jagada seda, kui sa said siit midagi kasulikku. Olen alati tänulik teile likeide ja kommentaaride eest. Ja nii ongi. Kuna paar päeva tagasi oli mu sünnipäev, siis ma ütlen veel teile suur aitäh. Et oktoobrikuu on väga ilus. Ja tegelege iseendaga, oma sisemaailmaga. Mõelge põhjustele ja tagajärgedele. Tagajärgi saab lahendada ainult siis, kui sa vaatad algpõhjuseid, mis tekkisid
tekitasid mingisugused tingimused, et nüüd siin olla selles positsioonis, kus sa oma elus oled. Ja et muuta tulevikku, pead sa täna panema uued põhimõtted paika, uued põhjused, et leida ennast tuleviku tagajärgedes. Seda on väga tähtis mõista, see on tõde. Tšau.